Lugupeetud vaatajad, täna on meil külas professor David Vseviov ja me räägime Venemaast ja kuidas Venemaast aru saada ja kas tema käitumist on võimalik ette ennustada. Me oleme siin täna Tallinna Rootsi Mihkli kirikus Gustav II Adolfi valvsa pilgu all, kes 17. sajandil tegi Eesti jaoks ka päris palju asju, aga täna me räägime Venemaast. Alustame võib-olla kõige päevakajalisemast, see on Vene-Ukraina sõda. See teatavasti algas tegelikult juba natukene varem kui see täiemahuline sõda, ehk siis 20. veebruaril 2014. Ja täiemahuline sõda Venemaa-Ukraina vahel algas siis 23. veebruari ööl vastu 24. veebruari 2022. Ja sõja sellist eskaleerumist tegelikult ju vist keegi ei oodanud. Ja siit ju alati tekib küsimus, et kuidas me seda ette näinud, kuidas meile tundus, et see on võimatu ja ometi see juhtus. Ehk siis siit tulevad mõned küsimused sissejuhatuseks, et miks on lääne inimestel raske Venemaad mõista, miks ei olnud siis võimalik ette ennustada Venemaa sellist käitumist ja kas Venemaa käitumis on üldse mingid seaduspärasud või on raske sealt loogikat otsida või et kas Venemaa ongi selline müstiline maa? Siin on korraga nii palju küsimusi, et ega ühest vastust ju ei ole. Venemaa on geograafiline määratlus ja sellega on kõik selge. No niivõrd kuivõrd, sest piirid on olnud ju väga liikuvad. Aga tänapäevane Venemaa on ka ligikaudu, ümardame, 150 miljonit inimest. Igaüks neist käitub erinevatest situatsioonidest erinevalt. Aga mis on Venemaa spetsiifika? Võrreldes jällegi, alati on ju küsimus selles, millega või ka kellega me võrdleme. Aga kui me võtame võrdlusühikuks tinglikult Lääne-Euroopa, siis Venemaa võim on olnud veel kord reeglina autoritaarne. Seega väga paljus need otsused ja ka neile järgnevad sündmused sõltuvad ühe inimese soovidest, voolist, arusaamadest, ettekujutustest, luuludest, fantaasiatest. Ja see on võib-olla Venemaale spetsiifiliselt omane. Seega, ja mida me oleme ju Venemaa ajaloost näinud, ärme heida pilku väga kaugele minevikku, võtame 20. sajandi. Üks Venemaa oli Stalini aegne Venemaa. Stalin sureb 53. aastal. 56. aastal toimub Hruštšovi valitsemise ajal 20. kongress, kus juba kogu see eelnev periood mõistetakse hukka. Tähendab, sõltuvalt ühe inimese arusaamadest muutub ka väga paljus. Jah, riigi olemus jääb selleks samaks, mis ta oli, ehk sõltuvaks ühe inimese suvast. Aga see on võib-olla peamine, mis eristab Venemaad veel kord tinglikust läänest. See, et otsused sünnivad reeglina ühe inimese peas. Meie peades sünnivad ka otsused, aga need reeglina ei määra mitte midagi. Venemaa puhul, kui tegemist on esimese mehega, siis see määrab väga palju. Ma olen mõnikord mõelnud selle üle, et Venemaa käitumist aru saada, et siis järsku ikkagi natuke ajalugu aitab, et isegi kui ta... Loomulikult, ajalugu ongi juurestik. Et isegi kui ajalugu alati ei kordu, aga ta võib anda meile mingid juhtnööre või viiteid. Ja kui ma olen vaadanud Venemaa käitumise loogikat pärast Jeltsini aega, siis mulle tundub, et Venemaa soov on olnud vahetada naaberriikides läänemeelsed valitsused endameelsete vastu ja vajadusel eraldada nende riikidest ka tükke, näiteks Moldova puhul Transnistria või Gruusia puhul Lõuna-Osseetia või Ukraina puhul Krimm ja Donbass. Kas see on nii või on Venemaal veelgi suurem soov näiteks taastada siis Venemaa NSV Liidu või Tsaari Venemaa piirides? No see ongi jällegi spetsiifiliselt Venemaale omane. Venemaa on impeerium, selles pole küsimustki. Aga kui me võrdleme Venemaa kulgemist ajas teiste impeeriumitega, kunagistega, et oleks näitlikult selge, me võiksime kujutada ette maailma poliitilist kaarti tinglikult aastast 1930. Kui meil on Suurbritannia, teeme ta punaseks, siis on pool maailmaga punane. Kui meil Prantsusmaa on sinine, siis on suur osa maailmas sinine, Põhja-Aafrika eriti. Jätame praegu väiksemad impeeriumid või
riigid, kes on pürginud selle staatuse suunas kõrvale. Mis siis toimub 19. sajandi valdavalt 60. aastatel? Need impeeriumid, Briti, Prantsuse impeerium, tõmbuvad oma emamaale tagasi. Britid nutikamalt, prantslased väga raskelt, sõda Alžeeris umbes 1 miljon hukkunut, aga põhimõtteliselt oma emamaale tagasi. Kus on emamaa, see on meile kõigile selge. Võtame Venemaa. Me oleme nii harjunud, et Venemaa süda ja omal ajal ju sooritasime ringreise, Kuldne ring, Vladimir, Suzdal, Jaroslav, ka Moskva, Süda-Venemaa. Aga see on ju traditsiooniliselt Zaljeskaja Russ, metsade tagune Venemaa. Ja nüüd, kui me avame suvalise Venemaa ajalooõpiku, siis esimene peatükk annab ju pealkirja Kiievi Vene. Aga Kiiev on ühe iseseisva riigi pealinn. Tähendab, me ei leia, võtame siis veel näitena, ei hakka pikalt sellel peatuma, Moskva, see on ju soome-ugri toponüüm. Sellel ei ole venelastega mitte mingisugust seost, aga toponüümid annavad meile märksüsteemi, millised rahvad on siin kunagi elanud. Ja me ei leiagi seda süda piirkonda, mis oleks siis iidne Venemaa, mille puhul ei tekiks mitte ühtegi küsimust, kas see on ajalooliselt Venemaa või ta seda ei ole. Ja siit toimubki või siit tulenebki selline närvilisus, mis puudutab territooriumi. Kui sul ei ole orgaaniliselt olemas piire, mida sa peaksid kaitsma või mida kõik aktsepteerivad sinu omana. Ma ei räägi praegu idast ja Hiina pretensioonidest nendele Siberi piirkondadele, siis ka nagu alateaduses niisugune agressiivne soov edasi. Kui sul ei ole kuskil seda tinglikku kraavi, mille taga algab sinu oma, siis see määrab ilmselt väga paljus seda mõtlemist, mida te illustreerisite selle küsimusega, et miks kogu aeg on midagi vaja kuskilt juurde saada. Sest kõik on juurde saadud. Midagi pole tinglikult mitte juurde saadud. Ja võt siit tulenebki see niisugune soov taastada midagi, need maksimaalsed piirid, mis kunagi on olnud, see on niisugune abstraktne ideaal, kuskil piirid enne esimest maailmasõda, ütleme tinglikult. Venemaa ise ütleb, et NATO on suur oht, aga NSV Liit ja Venemaa ei ole kunagi kallal läinud ühelegi NATO riigile, küll aga neutraalsetele riikidele. Meenutame siin Gruusiat ja Ukrainat just nüüd lähiajaloos, aga ka enne teist maailmasõda Eesti, Läti, Leedu olid ju ka neutraalsed riigid. Ehk siis NATO on öeldud, et on suur oht ja ometi praegu on Eesti piiride taga ja ka Soome piiride taga neid vägesid oluliselt vähem, isegi Kaliningradist on ära viidud mõningaid asju, mis seal enne on hoitud. Ehk siis, kas me võime õigesti öelda, et Soome ja Rootsi saad õigesti aru, et kui mitte NATO-ga liituda, siis oht on suurem kui olla NATO liige. Et kas see tunnetus? No ilmselt, kui seda tunnetust poleks olnud, siis neid samme poleks ju astutud ja kui me vaatame, kui lühikese perioodi jooksul, ega taolised riigid ei võta ju neid otsuseid vastu nii nagu Venemaa, et riigijuhid otsustasid, aga rahva arvamus, rahva meelsus ju muutus. Kui me tuletame aega tinglikult 10 aastat tagasi, siis ju valdav osa Soome elanikest oli ju vastu igasugusele ideele liituda NATO-ga. Ja miks siis nüüd see arvamus muutus? See muutus tulenevalt Venemaa käitumisest. Nii et Venemaa variandis soov kuidagi NATO-t hoida oma piiridest kaugemal viis selleni, et NATO tuli Venemaale tunduvalt lähemale. Aga siin, kui me vaatame kogu varasemat perioodi, pole ka midagi uut. Kogu aeg on vene inimesed on jutumärkides, sellepärast et Venemaal elab ju väga palju teisi
rahvaid ja rahvusi. Et neid inimesi on ju alati hirmutatud vaenlasega. Nii et see on üks viis mobiliseerida elanikkonda, kujutades seda hirmu abstraktsete vaenlaste ees. Seda on alati tehtud kogu Nõukogude perioodi vältel. Kogu aeg on olnud imperialistid, kes on tahtnud Venemaa hõivata, kogu aeg on igasugused veriste kätega diktaatorid ja nii edasi. Nii et selles pole ka põhimõtteliselt midagi uut. Nõukogudeaegsetes ajaloo aineprogrammides nimetati Eestit poolkoloniaalseks maaks kahe maailmasõja vahel. Ka Ukraina suhtes on Venemaa midagi sarnast öelnud, et miks Venemaa ei taha käsitleda väiksemaid riike subjektidena ning peab subjektideks ainult ennast ja ning võib-olla ka mõnda Lääne-Euroopa suurriiki, et need ei olegi nagu riigid, iseseisvad riigid, need on nagu lihtsalt sõltlased, et miks selline arusaam Venemaal on? No me näeme ka praeguses retoorikas, et sõja ajal Ukrainaga nagu peavastane oleksid Ameerika Ühendriigid, kuigi otseselt Ameerika Ühendriikidega ju ei sõdita. Aga siin on üks väga huvitav näide. Mul kunagi tekkis idee ja hiljem kolleegidega Tallinna Ülikoolis sellega realiseerisime. Idee, mis mind lõpptulemusena üllatas, et vaataks Nõukogude ajal kahe sõja vahelisel perioodil Nõukogude ajakirjanduses ilmunud karikatuure, kus oleks kujutatud Eestit. No natuke laiendasime, et võtame ka Läti, Leedu. Ja mis siis ilmnes kõigepealt üllatusena, et neid karikatuure on väga palju. Väga palju. Aga peaaegu mitte kunagi ei ole neis Eestit kujutatud võrdväärse partnerina. Ma püüan neid võtta kokku illustreerida mingisugust koondkarikatuuri, seal on siis Nõukogude maa, niisugune ilus ja selle suunas klähvivad valdavalt siis kaks niisugust vastikut väikest näpitsat koera, üks on Eesti ja teine on Läti. No Leeduga on omaette teema, sest põhivaenlane Poola ja kuna Poola-Leedu suhted olid halvad, siis nagu Leedut formaalselt toeta. Ja isegi on niisugused karikatuurid, kus siis ka Eesti Leedu peale kuidagi siis klähvib. No see selleks. Aga mitte kunagi ei ole need kutsikad väikesed ise klähvimas. Nende taga on alati keegi, kes neid ässitab. Ja tollal 30-ndatel valdavalt oli see Inglismaal. Nii et no ei ole mastaapse. Me oleme ju nii vägevad, me oleme võimsad, me oleme maailma suurim riik. No kuidas siis seletada ka rahvale ja iseendale? No ei saa ikkagi Ukrainast jagu. No kavatsesime 3 päevaga, 3 nädalaga, 3 kuuga, pole oluline, ära võtta Kiievi. No ei suutnud. No kas siis saab ette kujutada, et ukrainlased, keda kujutati võimetutena, need rahvastki isegi pole sellist olemas, rääkimata muust. No kuidas siis nad nüüd suutsid meile vastupanu osutada? Kuidas nad suutsid meie tanke hävitada? Ahaa, selle taga on Ameerika Ühendriigid. Nagu nende kutsikate taga, klähvivate koerte taga on suur Inglismaa. Sest muidu on ju kuidagi mastaabid pole need. No vot see seletab, miks. Ja siit ka niisugune arusaam. Et jah, need väikesed, kui nende taga poleks neid vaenulikke suuri, siis vaevalt nad üldsegi oleks millekski võimelised. Kui Poola, Ungari ja Tšehhi liitusid NATO-ga, siis Boris Jeltsin ütles, et algab 3. maailmasõda, kui seda tehakse. 3. maailmasõda ei tulnud. Arvati ka vist nii, et need riigid ei peaks nagu ise saama otsustada, vaid ikkagi, et see on USA ja Venemaa vaheline arutelu teema, kus teistele peaks mingit sõnaõigust tulema. Ja ometi seda maailmasõda siis ei puhkenud ja ehk ei puhke ka tulevikus, aga kuidas aru saada, millal Venemaa bluffib ja millal tal on nagu tõsi taga, et tuumasõda ju ei ole tulnud, aga samas Ukraina puhul me ka arvasime, et väed on seal ju niisama, et kuidas tunnetada seda hetke, kus Venemaa bluffib ja kus ta ei bluffi? Seda on raske teha ja samas ei ole ka raske, nagu kõikide asjadega. No kõigepealt
Venemaa ikka valdavalt bluffib, sellepärast et me rääkisime ajaloo juurtest, siis see oluline juurikas viib ju meid Bütsantsi juurde. Viimaste sajandite Bütsants on ju ainult bluff, seal ei ole tegelikult mitte midagi, see toimib, me ju teame. Ja me näeme seda ka konkreetselt selle sõja puhul, et mingisugused imetangid, mis pidid olema, armata tuleb välja, et neid pole kuskilgi, kuigi neid näidati paraadidel, mingisugused üle inimlike mõõtmete kiirusega lendavad raketid, mis pidid olema ja mida ei ole. Ja nii, seega bluffi on väga palju. Aga bluffides on üks oht. See on petta ka iseennast. Mitte ainult neid, keda sa tahad selle bluffiga petta, vaid ka iseennast. Sa hakkad ju ka uskuma, et sul on need vägevad tankid, kui sa kogu aeg räägid kõigile. Ja ega siin ei olegi midagi muud. Ja veel üks moment. No see on kerge. Seda on võimalik tänasel päeval ja tuginedes kõikidele luure võimalustele kindlaks teha, kas nad tegelikult on olemas või ei ole. No see bluff on läbi nähtav. Aga kuna need otsused sünnivad ühe mehe peas, nagu me rääkisime, ja ka nende sündmuste puhul, mis said alguse või edasiarenduse 24. veebruaril 22, on räägitud tagantjärele, et ka väga paljud selle juhi ümbruskonnast ei teadnud sellest mitte midagi, siis sellist tinglikult bluffi või bluffi ohvriks langemist, ta langes ise täpselt samuti bluffi ohvriks, uskudes, et selle väekontingendiga on võimalik Kiievisse jõuda. No seda läbi näha on muidugi peaaegu võimatu. Mul lihtsalt meenub siin, kui enne seda sõjategevuse laienemist saatis Vene suursaadik Eesti väliskomisjoni esimehel jõulukaardi, kus oli kirjas, et Venemaa ei lähe kunagi Ukrainale kallale ja ometi veebruaris see juhtus. Nii et mõnikord mõned asjad tõesti ei ole isegi diplomaatidele teada. Enam-vähem kindlalt võib väita, et ta ei teadnudki sellisest kavatsusest mitte midagi. Aga siin on üks väga huvitav moment jällegi paralleel ajaloost. See, et Saksamaa tungib Nõukogude Liidule kallale 41. aastal, seda ju kujutasid ja teadsid väga paljud ette. No kas või tulenevalt sellest, et Saksa sõjaväest ju vahetult enne kallale tungi ülejooksikuid, ka seal oli endisi sotsialiste, kommuniste, ülejooksikuid oli ju, võiks öelda, kümneid, rääkimata Nõukogude luure informeeritusest. Aga mitte keegi ei julge, ei taha, ei saa teha Stalinile seda selgeks, sellepärast et peremehe peas olid hoopis teised arusaamad. Kas ta nüüd lähtus sellest, et ta jõuab ette või ükstaskõik millest, aga seda reaalset informatsiooni temani ju ei toodud, ei saadud tuua, sest see ei klappinud tema ettekujutustega. Nii et jälle üks näide sellest, kuidas inimene langes ise oma loodud ettekujutuste lõksu. Vaadates Venemaa ajalugu näeme, et Venemaa on olnud nõrk tavaliselt segaduste ajal. No näiteks kui poolakad vallutasid 1610 Moskva või kui pärast oktoobri revolutsiooni oktoobripööret oli kodusõda Venemaal punaste ja valgete vahel või pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Aga kas tugev Venemaa on ohtlik ja nõrk Venemaa on ohutu? Raske öelda jällegi, kuidas me seda Venemaad defineerime, kui me võtame ta territooriumina, see on üks asi. No ei ole ju üldsegi välistatud, et ta võiks ju ka laguneda mingiteks osisteks. Kas see on ohtlik, ei ole ohtlik, seda on jällegi väga raske öelda. Ja mida tähendab tugev Venemaa, seda me peaksime ka kuidagi defineerima siis täpsemalt. Kas
tugev tähendab demokraatlikus variandis, no ma ei tea, kas Prantsusmaa, Itaalia on tugevad riigid, vaatamata sellele, et Itaalias pole mõnikord valitsust aastate jooksul. No Venemaa variandis vähemalt tänase päeva seisuga seda ei kujutaks üldse ette. Ja see on täielik kaos. Vaat see ongi, kui on üles ehitatud püramiidid, mis tegelikult seisavad pea peal, tegelikult, siis tasub selle peaga midagi juhtuda, kui ongi kaos. Nii et mis on parem naabritele, raske öelda. Veel kord, see nõuaks siis nii paljude nende märksõnade eraldi defineerimist, mida me selle all mõtleme. Aga normaalne stabiilsus on ju alati meeldivam kui niisugune ebanormaalne kaos, kus me ei tea, mis võib juhtuda ja mis võib. See on nagu tormine meri. Me oleme ikkagi väga lähedal kaldal ja tsunami võib meile teha liiga. No Venemaal on olemas kosmoseprogramm ja tuumapommid ka, aga ometi see on ainult üksikud näited, kus Venemaal on mingi arvestatav roll maailmas, aga üldplaanis ei ole midagi teha, et Venemaa mahajäämus majanduslikult läänest on olnud sajandeid ja ega see ei ole ka praegu teisiti. Et miks see nii on, et on ka mingid seletus ju varem räägitud, et võib-olla oli see mongoli tatariike mõjud või ikkagi küsimus sellest, et kuidas ikkagi seletada, et teise maailmasõja kaotasid Saksamaa ja Jaapan, aga nende majandus on ikka arenenud kui Venemaa oma, et millega seda mahajäämust seletada? No eks siingi on ilmselt väga palju erinevaid faktoreid. No põhjamine on ikka see, et seda majandust pole kunagi ju lastud normaalselt areneda. Ja jällegi need mõõdikud, no võib-olla 30-ndatel, kui võtta nüüd, ma ei tea, mingisugused toodanguartiklid, siis ega Nõukogude Liit ei olnudki nii maha jäänud, sellepärast et need tohutud investeeringud tööstusesse, alates siis sellest, et kapitali saamiseks oli vaja näljutada pool rahvast, Ukraina Golodomor surnuks, sest midagi müüa peale vilja ei olnud, pluss vangilaagrid, miljonid tasuta töökäed ja nii edasi, nii edasi. See loetel on väga pikk. Selle tulemusena terase ja muu toodang tõesti kasvas ja võis olla väga paljus mõõdetav ka arenenud lääneriikidega. See ei ole jätkusuutlik. Kusjuures see on võrreldav selle olukorraga, mis valitseb ka praegu, tänasel hetkel Venemaal. Ega Venemaa see üldine majanduslik seis pole ju vilets, kui me vaatame üldistatult neid andmeid. Just nimelt sellepärast, et see toodang, mis teenib sõjapidamist, sinna on ju investeeritud tohutult, seal on rakendatud tööle inimesed mitmes vahendus, mitmes lõigus, puhkepäevadeta ja nii edasi. Aga rida sektoreid on ju täielikus ummikseisus. Nii et see kõik on nagu ta on. Veel kord, no midagi pole parata. Vaba inimene, vaba majandus, no kaugest minevikust, Ateena, Sparta võrdlus, no vaba inimene lõpptulemusena on ikka efektiivsem. Või Lääne-Rooma, Ida-Rooma ja kas orjatöö või vaba talupoeg. No midagi pole parata, nii see on. Ja võt, kui seda vabadust ei ole, paistab, et see on väga abstraktne mõiste. Aga tegelikult see mõjutab arengut väga laias spektris ja majanduse puhul täpselt samuti. Ja mida vähem tänapäeval Venemaal seda vabadust jääb, seda suurem lõõk on see ka majandusarengule. Lääne ühiskonnas hinnatakse inimelu väga kõrgelt ja seda isegi sõdades. Samas NSV Liidus ja Venemaal ei ole olnud sõduri elu sellise väärtusega, eriti kui me vaatame näiteks NSV Liidu sõdurite kaotusi teises maailmasõjas ja ka Venemaa sõdurite kaotusi Ukrainas, et miks see nii on? Me tõime juba välja ühe juure, see oli Bütsants, no siis peab mainima kindlasti ka teist ja see on, võtame siis kasutusele selle vana kokkulepitud termini tatari-mongoli. Ajajärk, kus
jällegi lihtsustatult, kus hobune on tunduvalt keerulisem küsimus kui see ratsanik, kelle siis hobuse selga tõsta. No vot sealt see mentaliteet. Lisaks päris orjus, me ikka unustame, et kuni 1861. aastani ju valdav osa, suur osa, protsentuaalselt väga suur Venemaa elanikkonnast päris orjad. Aga see ju mõjutab mentaliteeti ja kõike. Ja no loomulikult, muidugi, see ei ole enam see päris orjus, mis oli kunagi seal keskajal, aga ikkagi, jah, inimesi ei tohi ilma maata müüa, aga siit ka see suhtumine ja alati võimukandjatel nende elu ja nende väärtus, siin segunevadki need Bütsantsi arusaamad, aga see on rohkem, kui me hakkame neid juuri otsima, siis see viib meid pigem ikkagi sinna Tatari-Mongoli aega. Aga see on ju väga pikk periood, see on ikkagi mitusada aastat. Kui me mõtleme, see on peaaegu sama ajajärk, mis Eesti kuulus Vene impeeriumi koosseis. Väga pikk aeg. Lääne- ja Lõuna-Euroopas on katoliku kirik ja selle peapaavst olnud riigivõimus pigem ikkagi sõltumatum kui õigeusu patriarh Bütsantsi keisrist või Moskva tsaarist keisrist, et miks see nii on? No sellel on ka ajalooline seletus. Me ju teame, kirik kristlik lõheneb 1054. aastal ja me saame 2 olulist keskust, Rooma ja Konstantinoopol, mis on iseenesest ju väga huvitav, et ega me ju Bütsantsile ja Bütsantsi ajaloole eriti tähelepanu ei pööra. Meil ju tuleb pärast antiiki keskaeg ja siis me valdavalt käsitleme keskaega Lääne-Euroopa variantis, rääkides vanadest ülikoolidest, unustades, et Konstantinoopoli ülikool on 425 näiteks aasta. Kui London ja Pariis on paari tuhande inimesega, elanikega linnad, siis Konstantinoopol on 150 000. Kui läänes võib-olla mõni munk oskab lugeda ja kirjutada, ma natuke liialdana põhimõtteliselt, siis Konstantinoopoli elanikkond on valdavalt kirjaoskaja ja nii edasi. Nii et ja siit ka, ja kui me vaatame üldse neid vaidlusi idakirikus ja vot seda perioodi, mis oli ka Lääne kirikus, kus paavstid, see on siis kuskil seal, no hilisemad natukene sajandid, pretendeerivad ju ka ilmalikule võimule, seletades seda ühe kuulsa võltsinguga. Rooma keiser pärandab osa oma valdustest siis Lääne tolleaegsele paavstile, oli vist Silvester esimesele. Siis idas ju midagi sellist ei ole. Idas on keiser otsustaja, kiriku vaidlusi juhib alates Konstantinusest, kes veel on formaalselt pagan. Tema ju otsustab 3 ainsuse küsimusi ja nii edasi. On kirik kogu aeg sõltub. Ja nüüd, kui me tuleme sealt Venemaale, siis no omaette teema, see on võitlus, kuidas Vene kirik siis taotleb endale ka seda iseseisvust, mis saabub ikkagi tulenevalt sellest, et Bütsants on nii vilets, nii nõrk, sisuliselt see ostetakse, see õigus enesele. Aga me peame ka silmas pidama, et patriarhi ametikoha, mis on või ameti, kuidas seda õigem oleks nimetada, selle ju kaotab Peeter Esimene. Nii et sajandeid pole ju patriarhi Vene kirikus olnud. Seda kirikut on juhitud nagu ühte tavalist mingit tsaari kantseleid, sinood. Tsaar otsustab ja on tähtsad kiriku tegelast. Nii et see on paljudele inimestele üllatus, et patriarhi ametikoha taastab alles ajutine valitsus 17. aastal. No ja siis Nõukogude võim jälle selle hävitab ja taastatakse patriarhi ametikoht 1943. aastal Stalini poolt käsu korras. Sellepärast, et on vaja mobiliseerida kõik reservid võitluses välisvaenlasega, Saksamaaga, hitlerliku Saksamaa ja tema liitlastega. Ja siis see kirik on ju absoluutselt võimust sõltuv, võimu poolt
määratud, võimu teenendav ja alates sellest ajast pole kirik mitte midagi muud olnud kui üks julgeolekufiliaal, mis on täitnud neid ülesandeid, mida talle on jagatud ülevalt poolt. Nii et praktiliselt tänapäeval ju me kõik teame nende kiriku vürstide julgeoleku tegelikke varjunimesi ja nii edasi, ei ole enam mitte kellelegi mingisugune saladus ja seda me näeme ju tänase päevani välja patriarhi näol, kes, kuidas seda võib üldse aktsepteerida, õnnistada relvi, õnnistada sõda, kiita heaks seda kõike, mis aset leiab. Aga lähme veel korraks selle juurde, et Venemaa on maailma suurim riik. Territooriumilt, jah. Ja ometi tal ei ole sellest piisanud ja ta on annekteerinud oma riigile veel alasid 21. sajandil juurde, et USA ja Lääne-Euroopa riigid ei ole seda ammu nii teinud, et ja kui me toome ka mõned võrdlevad niisugused, et kuidas vabastamist on nagu läänes tõlgendatud ja idas, siis kui ameeriklased Pariisi natsidest vabastatud 1944, siis ei liidetud Prantsusmaad USA-ga ja elanike Alaskale ei küüditatud, aga ja Prantsuse rahvuslipp võis ju vabalt lehvida, et see oli nagu ju päris vabastamine, aga see, kui öeldi, et Eesti vabastati 1944, siis sinimustvalge keelati ära, inimesi oli küüditatud enne, küüditati pärast Siberisse ja vabastamise käigus pommitati veel Tallinna vanalinna, isegi juudi sünagoog sai pihta selles pommirünnakus, et miks Venemaal ikkagi ei piisa olemasolevatest territooriumitest, vaid tal on ikka neid juurde vaja? No me natukene seda seletasime varasemalt, aga muidugi me peame meelde tuletama, et ei vabastatud mitte Eestit, vaid Eesti NSV-d. Ja? Nii et siin on muidugi väga oluline nüanss, sest Prantsuse NSV-d ei olnud. Oleks olnud siis, kes teab, kuidas see asi oleks lõppenud. Siin on võib-olla isegi paremad näited, jah, Eesti ja Balti ülejäänud 2 riiki lihtsalt liideti, aga sisuliselt ju nii-öelda oma hõlma alla võeti ju pool Ida-Euroopat või peaaegu siis kogu. Ja need riigid, Tšehhoslovakkia ja teised ei kuulunud ju kunagi, Poola puhul seal võib rääkida kunagi Vene impeeriumi koosseisu. Aga no seesama jääme selle Tšehhoslovakkia juurde, ta polnud ju kunagi kuulunud Vene impeeriumi koosseisu. Vaatamata sellele korraldati seal võimupööre ja sisuliselt sai sellest riigist Nõukogude Liidu satelliitriik. Nii et jah, nii toimiti. Miks seda on vaja, täiesti arusaamatu. Miks seda tänasel päeval on vaja? Kusjuures, kui me hakkame üldse mõtlema maailma vallutamisele, siis me ju loeme ajalehtedest, et Google vallutab, Twitter vallutab ja Amazon vallutab. Ammu enam ei vallutata niimoodi. See oli aeg, kui põllumaa ja pärisorjad olid olulised. Siis oli vaja midagi vallutada taolisel kujul. Sellepärast see ongi kõik täielik hullumeelsus, mille jällegi 10 000, 100 000 inimesed maksavad oma eludega kinni. Me võime seda küsida. Milleks oli seda esimest maailmasõda vaja? Milleks? Milles oli küsimus? Mis lahti oli? No ja küll, teine kasvab esimesest välja, aga esimese puhul ikka esimene. Ja, mis selle taga on? Jällegi me vaatame ikkagi väga paljus ühe valitseja mingid luulud. Ma pean silmas Saksa keisrit Wilhelm teist. Impeeriumid sünnivad, kasvavad ja hääbuvad. Meenutame kas või Rooma impeeriumit või ka Briti impeeriumit, millest me siin oli põgusalt enne juttu. Aga nende hiilgeaeg on möödas, et millises faasis on praegu Vene impeerium? Vene impeeriumi hiilgeaeg on kindlasti möödas, aga need agooniad võivad ju kesta väga pikalt. Ja kurb on ju see, et lagunemisprotsessid, nad tõid ju vaeva ja viletsust ka varasemal ajal. Võib-olla isegi miljonitele, aga tänapäeval ju kõik on kuidagi muutunud kiiremaks ja suuremaks, kas või tulenevalt nendest relvadest, mida kasutatakse lahinguväljadel ja nii edasi.
seega see lagunemise protsess võib olla väga drastiliste ja traagiliste tulemustega väga paljudele ja kõige sagedamini just nimelt sellesama impeeriumi elanikele, mitte niivõrd isegi teistele, sest Vene impeeriumi, ma pean silmas Romanovite impeeriumi lagunemine tõi ju kõige rohkem häda ja viletsus Vene inimestele. Isegi võimaldas meil ju mõneks ajaks selle impeeriumi tiiva alt pääseda. Venemaal on ka monarhist, et kui suur on teie meelest tõenäosus, et Venemaa muutub taas tsaaririigiks või keisririigiks? Raske öelda. Tähendab, aga pigem need ideed olid populaarsed kuskil 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses. Aga seal on ka üks probleem, et kuigi jah, on inimene, kes peab ennast Vene trooni pärijaks, siis tulenevalt Vene seadustest, siin on ju raske öelda, põhiseadust ju Venemaal ei olnud, tsaari Venemaal. Aga trooni järel tuli ja see on alates siis nende täiendustega, üldse see idee, trooni pärimine ja Romanovite pere, see on Paul esimese ajast, aga seal on täiendused Aleksander esimese ajast ja kõige olulisem on, et trooni pärimisliin saab toimida ainult läbi abielutee, mis on sõlmitud valitsevate dünastia esindajate vahel. Vot siit nende väikeste Saksa riigikeste jutumärkides populaarsus või olulisus Venemaa poolt vaadatuna, sellepärast et need printsessid olid ju kõik valitsevate dünastiate, Katariina teine, no need on lõputult ja praktiliselt kõik tsarinnad, suurvürstinnad, nad on ju sealt pärit. Nii et see on väga oluline moment. Ja tänasel päeval pole ju kedagi, kes oleks seda liini sellisel viisil edasi kandnud. Nii et osad monarhistid on seisukohal või olid seisukohal, et tuleks nagu 1613 kutsuda kokku aadlikogu ja nagu siis valiti, Rurikovitšid said otsa, valiti Romanov esimene, et tuleks valida Venemaa troonile keegi siis aadli suguvõsade esindajatest. No ei usu, et selle järele oleks mingisugune vajadus. Monarhia on ikka atribuutika. Stalinil polnud vaja mingeid atribuute. Stalinil oli vaja võimu. Siin on ka erinevus. Kui me võrdleme Stalinit ja Hitlerit mitte omavahel, vaid nende kamariljadega, siis nemad on ju alati tagasihoidlikud. Ka Stalin ju eriti mundreid ei kanna, Hitler ju ka eriti. Aga kui me vaatame Göringit või mõnda Nõukogude marssalit, neil on see vajadus ennast ehtida. Nii et niisuguse autoritaarse võimu puhul jätame mõned Aafrika riigid ja Põhja-Korea, kus ordenid juba pintsakutel ära ei mahu ja nad juba jätkatakse pükste peal, nagu me oleme seda dokkaadritest näinud. Siis niisuguse Vene võimu traditsioonides seda pole vaja. Muuseas ka Nikolai teine, ülimalt tagasihoidlik. Tema sõjaväeline aukraad oli ju polkovnik ainult, mitte midagi rohkem. Kandis ainult mõnikord Georgi risti ja rohkem mitte midagi. Nii et üldiselt jah, seda vajadust hakata sellega, selle võimu välise küljega tegelema, mis tsaari puhul on vältimatu. Ma ei usu, et keegi oleks pidanud või keegi peaks seda nii oluliseks, et sellega alustada. Jah, see soov pärandada, seda me näeme kõige ehedamal kujul mitte Putini puhul, sellepärast et ilmselt ta oma tütreid järeltulijatena ei kavanda, aga seda me näeme Aleksander Grigorjevitš, kes meil on Valgevene Lukašenka puhul, kes liigub igal pool mundris pojaga ringi ja ilmselt mõtleb, et küll oleks hea, kui
No ja Kesk-Aasia riikides oleme seda Alijevi variandis näiteks. Aga Venemaa puhul ma seda stsenaariumi eriti oluliseks ei pea, sest võim on tähtsam kui kroon. Miks väiksematel rahvastel on lihtsam aru saada rahvaste enesemääramise õigusest kui suurematel rahvastel? Sest suurematel pole seda probleemi ju kunagi olnud. Kui sul seda muret pole olnud, no prantslased, mis enesemääramise õigusest ikka räägivad. Aga väikerahvastel muidugi ja eriti me ju paikneme ju nii oluliselt tsivilisatsioonide piiril. Me oleme tõesti selle sõna täies tähenduses piiririik ja meie jaoks on see nii oluline muidugi. Me oleme täna korduvalt seda juba öelnud, et Venemaal saab otsustada üks mees väga palju ja kiiresti, aga samas kogu Ukraina vallutamine on ebaõnnestunud või valitsuse vahetamine seal. Üks seletus, mida ma olen kuulnud, on see, et probleemiks Venemaal olnud see, et on valetamine ja varastamine ja kui otsustamise aluseks ei ole tõene informatsioon, et siis ei pruugigi seda efektiivsust maksimaalselt olla võimalik realiseerida. Ehk siis kas tõesti valetatakse ja varastatakse Venemaal ja teine küsimus, et kas demokraatia on ikkagi parem riigikord kui autoritaarne riigikord, et kui on sõnavabadus, siis saab ka ikkagi otsuseid teha tõese informatsiooni valguses, mitte nagu sellise propaganda valguses. No nii see on loomulikult ja väga sageli ju ka mõnikord arutledes selle üle, mis meil toimub, et seal nad Riigikogus aina räägivad ja et küll oleks hea, kui oleks niisugune tugeva käega president, aga me unustame ära, et ainuvalitsemise puhul, kui üks inimene võtab otsused vastu, jah, esmapilgul paistab, see on väga efektiivne, sest ta ju otsustab ruttu, tal ei ole vaja kellegiga kooskõlastada, arutada, aga kust pärineb see tõenäosus, et need otsused on õiged? No vähemalt pooled neist peaksid ju loogiliselt olema valed. No siis hakatakse sama innukalt ellu viima mitte õigeid otsuseid, vaid valesi otsuseid. Ja need tulemused on ju katastroofilised. Veel kord, see Stalini näide enne Saksamaa kallale tungi on selles mõttes väga kõnekas. Ühe inimese otsus, et nad ei tungi meile kallale, see on ju teada fakt, Saksa lennukid juba pommitasid ja Stalin paaniliselt nõudis helistamist Hitlerile, sest see on kindlasti mõne Saksa kindrali niisugune oma initsiatiiv, et tasub kohe Hitlerile öelda ja kohe see lõpeb. Ja me teame, et viljavagunid ja vagunid veel toormega liikusid Saksamaa suunas, vaatamata sellele, et Saksa lennukid juba pommitasid. See ei kestnud väga pikalt. Aga esimestel päevadel oli ju Stalin täiesti teovõimetu. See oli temaks täielik šokk. Hitler ju trumpas ta üle. Kuidas see sai olla võimalik, kui su piiridel on mitu miljonit meest? Ja veel kord, üle jooksikud informatsioon. Aga sellepärast, et sa uskusid. Jah, see on see küsimus ainuvõimu autoritaarse süsteemi efektiivsusest. Ei ole tegelikult. Ei ole. Ja Venemaa seda iseloomustab. Ja see sõda täpselt samuti. See oli ühe ju. Me nägime ja väga paljudel on kindlasti silmad ees julgeolekunõukogu istung, mis toimus vahetult enne seda kallaletungi. Kas see oli siis nõupidamine teiste inimestega, mida me teeme? See otsus oli juba ühe mehe peas olemas ja teistelt nõuti selle kinnitust. Ja seal olid ju täiesti uskumatud kaadrid, mis seal toimus. Nii see on, jah. Eelviimane küsimus. On räägitud, et Venemaa üheks sooviks oli kiiresti vahetada Ukrainas valitsus ning võidi arvata, et Ukraina äravallutamine on sama lihtne kui Krimmi vallutamine 2014. Aga ometi Ukraina üllatas kõiki positiivses mõttes. Ja kui me toome nüüd võrdlus Afganistaniga, et siis miks Afganistanis ei olnud rahvas presidendi ja valitsuse selja taga, aga Ukrainas oli rahvas presidendi ja valitsuse selja taga? No kõigepealt, jah, nad on väga raskesti võrreldavad. Midagi on võimalik seal leida ühist, aga ikkagi need riigid ja need olud ja kõik see on ikkagi
vot mis tähendas tolleaegne valitsus ja peamine ju valitsuse vastane jõud oli ju Afganistani sisejõud. Jah, mitte ja peamine valitsuse toetajajõud oli välisjõud, seega võimuvastased tegelikult said ju ja tegidki seda nii-öelda välisvõimu vastu. See on natukene teine situatsioon. Siin oli ikkagi midagi hoopis muud. Jah, jällegi see ettekujutus, et meid võetakse lilledega vastu, see ju kõik osutus valeks ettekujutuseks. Nii see oli. Ja viimane küsimus. Veebruaritsiooni järel ja Jeltsina prooviti Venemaal demokraatiat, aga see ei tulnud eriti välja. Kas Venemaal üldse sobib demokraatia ja kas on üldse lootust, et Venemaa muutub kunagi demokraatlikuks riigiks ja kas Venemaal ikkagi kunagi tulevad ausad valimised ja tuleb aeg, kui Venemaa ei tungi teistele riikidele kallale ja annekteeri oma riigi külge teiste riikide alasid? Kunagi ja kes on käinud Novgorodis, siis mäletab, et seal on üks hiiglaslik ausammas, mis on püstitatud 1000-aastasele Venemaale. Nüüd sellest monumendi püstitamise ajast on möödunud veel päris palju aega, nii et Venemaa ajalugu on päris pikk. Ometi küsimus on, mis punktist me hakkame seda lugema, aga see ei ole praegu teema. No ei ole väga palju demokraatlikku kogemust, kuigi me võime öelda, et ega siis demokraatiat Prantsusmaal või demokraatiat Saksamaal pole ju ka olnud, ei tea kui palju. Aga jah, need on olnud väga lühikesed perioodid, tõesti, vahetult pärast veebruari revolutsiooni, aga me peame silmas pidama, et see oli esimese maailmasõja päevil, nüüd see olukord oli väga keeruline. Jah, seal tehti väga palju vigu, mida oleks pidanud vältima ja siin on jällegi suur osa lääneriikidel, kes oleksid pidanud tajuma, aga kõik lähtuvad ju oma huvidest, et säilitada demokraatia Venemaal oleks tähendanud seda, et Venemaale poleks pidanud peale suruma seda uut sõjakampaaniat, mida kavandati suvel 1917 ja mille läbikukkumine andis sellele revolutsioonile juba järgmisele või pöördele hoo sisse. Seda poleks muidu toimunud. Võib-olla olekski saanud Venemaa siit kuidagi edasi liikuda mööda teist teed. No mis puudutab nüüd seda 91. aastat, siis jah, no seal ikkagi mingisugused niisugused nüanssikesed olid. Aga me unustame ju ära väga sageli need sündmused, mis tol korral aset leidsid, kui demokraat Jeltsin lasi tankidest tuumahoone pihta, mis ju peaks nagu sümboliseerima parlamentaarset, demokraatlikku rahvavõimu, valitud võimu. Meile paistis, et ta lähtub õigetest positsioonidest, aga kui me hakkame nüüd mõtlisklema selle üle, mis siis on rahvavõim, mis on demokraatia, mis on parlament ja nii edasi, siin tekivad igasugused küsimused. Nii et jah, ajalugu seda ei kinnita, aga veel kord, ega ei ole ju see võrdlus Saksamaaga oleks ju mingis mõttes väga sobiv. Palju siis seal? Jah, Bismarcki ajal ju tõesti ka midagi ja riigi parlament, nimetame seda nii, ju toimis ja võeti mingisuguseid otsuseid vastu, aga kuni esimese maailmasõja lõpuni kamandas ikkagi keiser valdavalt, kus enne seda polnud ühtset Saksamaad ka. Nii et see on kõik 1871. Siis natukene oli Weimari vabariiki, siis tuli Hitler ja nii et see demokraatia, kui me võtame pika tingliku Saksamaa ajaloo, siis on ju ka hästi lühike periood pärast teist maailmasõda ja puudutab ka ainult poolt Saksamaad, sest Ida-Saksamaal ju mingit demokraatiat ei olnud. Nii et
ja on võimalik üldiselt, aga kui jällegi vaadata neid võimalikke arengustsenaariume tänapäeva maailmas, no kas me oleksime 30 aastat kujutanud ette, et Ameerikas üks jõuk ründab kongressi hoonet. Mitte üksik hull, vaid tagant tõugatuna ühe presidendi kandidaadi poolt. Ma poleks seda ette kujutanud, see on midagi sellist võimalik. No ja me näeme, et nii mitmedki äärmuslikud jõud võtavad demokraatlikel valimistel suure osa häältest. Ja tuletame meelde, et ka Hitler tuli võimule demokraatlike valimiste tulemusel. Muidugi, siin on see nüanss, et kui see oleks olnud normaalne, siis see oleks olnud võim, mis oleks olnud jagatud võim nende teistega, kes ei saanudki ka nii väga vähe hääli, aga neile tehti lihtsalt lõpp peale, see on juba teine lugu. Nii et Venemaa puhul jah, kui me lähtume nüüd tinglikult Saksamaa kogemusest, siis miks ka mitte, poleks see võimalik. Ja Venemaa puhul on ju üldse traditsiooniliselt jälle üks väga hea näide, mida ma olen vahetevahel toonud. Kui me avame olulise ajalehe, noorematel inimestel on raske seda ette kujutada, et see kõik, mida ajalehtedes kirjutatakse, on tõde, 100%. Venemaal ilmus ajaleht Pravda, mis ongi tõde. Ja kõik, mida kirjutas Pravda, see oligi tõde. Ja kui avada Pravda suvel 1939, siis maamunal polnud õudsamat riiki kui fašistlik Saksamaa. Seal kiusati töölisi. No eriti rahvustest ei räägitud, aga just peamiselt töölisi ja nii edasi, vangid, juberiik. Ja kui avada Pravda pärast 23. augustit 1939, siis Saksamaal põllumajandus õitseb, inimesed ehitavad tehaseid, me ei loe mingeid jubedaid jutte Saksamaa kohta. Nii et tinglikult, kui televiisor homme Venemaal ütleks, et nüüd on vabad valimised ja demokraatia, no siis on nii. Ja et Putin oli hoopis paha. Aha. Ja. Nii et see on võimalik. Teoreetiliselt on see võimalik. Suur tänu huvitava vestlusest. Aitäh ja suur tänu huvitavate küsimuste eest. Aitäh.